hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe sündis suur maavärisemine, aga väga vaikselt, sest Jeesuse jüngrid tulid ja veeretasid kivi kõrvale ja varastasid Jeesuse ihu ära. Valvurid magasid edasi õnnist und. Tere õhtust, head raadiokuulajad! Mina olen Nikolaus ja mul on väga suur rõõm ilmselt teid tervitada täna ja soovida teile. Ei, see on vale. Hakkame otsast peale. Peaaegu. Me räägime sellel kuul keerulistel teemadel. Võib-olla sellistel, kus alati ei ole ühte vastust. Või kui on see vastus, siis ta on selline, millest alati hästi aru ei saa. Ratsionaalne mõistuse hääl ütleb, et peaks tegema ühte, aga süda võib-olla ütleb, et peaks tegema midagi muud. Ja oleme siis nagu seal kahe heinakuhja vahel. Sest me teame, et me oleme küll eestlased, aga samal ajal Jumala kuningriigi kodanikud. Ja mina räägin täna teile valetamisest. Ütlesid eestlasedki juba ju, et valel on lühikesed jalad. See tähendab, et liiga kaugele ei jõua või siis tõde jõuab vähemalt kiiremini kohale. Kui me nüüd läheme selle loo juurde tagasi, mis ma alguses lugesin, või mis lugesin, tegin ümber, siis me teame sealt loost, kui te võtate lahti Mattiuse evangeeliumi 28. peatüki. See on lugu sellest, kuidas Jeesus oli tegelikult üles tõusnud. Ja tõesti tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja haua juurde teda vaatama ja astusid sinna sisse ja vaatasid, et haud oli tühi, sellepärast, et ingel maa värisemisega veretas kivi eest ära. Ja nad olid ehmunud, aga samas täis suurt rõõmu. Hauast lahkudes tulid nad välja ja nägid Jeesust, kes ütles neile, et olge rõõmsad ja palus neil minna edasi, rääkida teistele vendadele, et nad seal saavad teda näha, Galileas täpsemalt. Aga pärast seda, kui me edasi loeme seda sama peatükki, siis on kirjas, aga kui nad olid läinud vaata, siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud, ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid, öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui meie magasime. Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, teie võite olla selles mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud, ja seda juttu levitatakse juutide seas tänini. Neil õpetati valetama selleks, et tõde ei tuleks päevavalgele. Aga jüngrid tegid nii, nagu Jeesus ütles. Kuulutage kogu loodule. Kuulutage tõde. Valet ja valetamist, seda võib käsitleda väga mitmeti. See on päris keeruline teema, kuhu saab minna sisse tundideks, võib-olla isegi päevadeks, mida vaadata ühe tahu alt ja teise alt. Näiteks vale rääkimine või ilustamine, varjamine, vales või valedes elamine, luiskamine, vale uskumine, endale valetamine, vaikimine ja nii edasi. See on pikk teema, see on keeruline teema, aga ma tahaks täna käsitleda ainult selle teema esimest otsa ja mitte seda jäämäe tippu, vaid seda, mis jääb alla, sügavale, veealust osa. Reeglit, kui te soovite seda nii nimetada, ja enda jaoks, aga Jumala kehtestatud. Ärme räägi valet. Vana testament räägib esmalt ja paljud seda teavad, räägivad valevandumisest. 1 10 käsust ütleme, et sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana.
Ja paljud sinna jäävadki, et kellegi teise pihta, kuna tema võib saada ülekohtu osaks, ei tohiks valet vanduda. Ehk siis tunnistada kohtupingis või teiste inimeste silma all kellegi teise kohta midagi, mis ei ole tõsi, ehk siis tunnistada valevandujana. Ja üldse on räägitud sellest, et ärge vanduge ei taeva ega maa ees, vaid Jeesus ütleb lihtsalt, et sinu jah olgu jah ja ei olgu ei, aga see on teine teema. Kas see tähendab siis, et valetada võib? Ei või. Sest Vana Testament räägib sellest mujal ka. Kas teate, mis oli esimene patt ilmselt? Valetamine. Adu valetas Eevale. Oi, ja sealt hakkas siis see pall veerema. Psalmides on kirjas, su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu. Psalm 119, 104. salm. Kahesugune kaaluviht on issanda meelest jäle ja valekaal ei ole hea, räägivad õpetussõnad, nad räägivad sellest muus kohas ka. See oli õpetussõnad 20-23. See võib tähendada mitut asja, et ei tohi petta, aga see võib tähendada ka seda, et vale iseenesest ongi halb. Ja ka Uus Testament keelab ära. Efesuste kirjas 4. peatükk 25 salm on öeldud, seepärast jätke vale ja rääkige tõtta oma liigimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Või Kolossa kirja 3.9 ütleb, ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tegudega. Tema tegudega. Ja Jeesus keelab ka. Kuidas? Sest ta ütleb, mina olen tee, tõde ja elu. Ja ta räägib veel sellest, kuidas kurat on valetaja ja vale isa. Aga tema tuleb selle juurest, kes on tõde. Jeesus on tee, tõde ja elu ja tõde ei saa sallida valet. Aga miks siis vale levib? Või miks ta nii meeldiv meile vahel tundub? No esiteks võib-olla sellepärast, et see on patt ja me oleme patused oma loomu poolest. Me oleme selle küüsis ja maadleme sellega ikka ja jälle. Me eksime. Aga me peaksime ka parandama meelt. Sest andeks oleme me tänu Jeesusele kõik saanud. Miks vale levib veel? Harjumus. Või vahel mõne jaoks on see huvitav, selline mõtteeksperiment, kuhu sellega välja võib jõuda. Või siis levinum on võib-olla karistuse või halva tagajärje vältimine. Aga kõikide nende asjade puhul on oluline meeles pidada, et Jeesus maksis kõik. Ja seda kusjuures ilma süüta. Ilma süüta ta kandis meie koormad. Võttis vale enda peale. Et meis võiks olla tõde. Vale võib olla väga magus. See võib tunduda magus. Aga kui te nüüd mõtlete sellele, mis vale on, siis see võib olla. Aga see on ju vale. Mõistate? Vale võib kasutada selleks, et ebameeldivusi või vaidlusi vältida. Et see lahendab ära lühikeses plaanis mingi suurema tüli või vastuseisu või konflikti. Tunnen siin ennast ära. Aga tegelikult vale võib olla lihtsam ja laiem tee. Aga me teame, mis Jeesus ütles. Laiem tee on see, mis viib hukatusse. Laiem värav ja avar on tee, mis viib hukatusse. Nüüd vale kasutatakse ka ja on ajalooliselt kasutatud ka kellegi kaitsmiseks. Ja siin ma jätan otsa lahti. Ma tahan öelda seda, et varjamisest tuleb ilustamine. Ilustamisest, luiskamisest, liialdamisest, valetamine. Valetamisest, petmisest, varastamisest, ma ei tea. Näiteks. See läheb
kogu aeg suuremaks. See paisub, see on see jäämäe alumine osa, mis kasvatab oma tippu. Kuigi valetamisest võib olla lühiajaliselt kasu, siis teadki, et tõe rääkimine toob pikas plaanis, pikas perspektiivis paremaid tulemusi. Ja siin on mõned argumendid lihtsalt teile mõtlemiseks, miks valita alati tõde. Esiteks see ehitab ja hoiab usaldust. Ausus on tugevate isiklike, aga miks mitte tööalaste suhete alus. Ja kui rääkida järjekindlalt tõtt, siis inimesed õpivad teid usaldama. Vanasti ausus oli väga suures hinnas. Mõnes maailmajaos on seda siiani. Aus nimi on väärtus, millest kinni hoida. Tõe rääkimine soodustab ehtsaid sidemeid. Me saame rääkida tõtt, isegi kui see on valus, me ehitame päriselt loovaid ja kestvaid sidemeid inimeste vahel. Kusjuures tõe rääkimine vähendab stressi ja ärevust. Selgitan. Teate, valed nõuavad tihti väga erinevate detailide meelde jätmist, sest see hakkab, nagu ma rääkisin, see jäämägi ennast üles ehitama või lumepall veerema. Me peame kogu aeg kinni mätsima mingeid väikeseid erinevaid detaile ja pidev selline žonglöörimine nende erinevate detailidega, mis kõik on valed. See võib olla uskumatult stressirohke. Kellele ma midagi ütlesin, kellele ma ütlesin midagi muud, kuidas neid kokku hoida. Aga ausus seeläbi lihtsustab kõike. Tõe rääkimine võib vältida ka negatiivseid tagajärgi, sest need samad valed, need võivad lahti hargneda ja põhjustada katastroofe. Palju suuremaid, kui me ette oskame mõelda või kui me arvasime, et me selle vale rääkimisega kinni tahame mätsida. Vale pikaajalised tagajärjed kaaluvad peaaegu alati üle igasuguse tõe rääkimise kasu, mis võib olla küll silmale nähtamatu, aga ta on seal olemas. See aitab kaasa ausama ja kristliku keskkonna loomisele, sest see on eeskujuks. Ükskõik, kus me oleme. Oma kodus, koguduses, töökohal. Ja tegelikult tõe rääkimine hõlbustab probleemide lahendamist. Mõelge, kui kõik oleksid ausad ja päriselt usaldaksid teineteist, siis oleks palju lihtsam tuvastada need päris probleemid, need põhjused, miks mingid asjad üldse üles kerkivad. See võib viia ka isikliku kasvu ja õppimiseni. Sest tihti tõega, mis on valus ja raske silmitsi seismine, isegi kui see on ebamugav, raske, nagu ma ütlesin, ja väsitav, siis see pakub tohutult kasvu ja õppimisvõimalusi. Seejuures vigade tunnistamine ja andestuse palumine sealjuures ka enda käest, need aitavad meil saada paremateks. Selleks, keda Jeesus igatseb, et me saaksime. Ja viimaks, see loob puhta südametunnistuse meile. Sest see on see, mida Jeesus tahab. Vale on patt ja me kõik teeme pattu. Mina teen ka pattu, kahjuks iga päev. Aga me saame otsustada, et me enam ei tee. Me proovime nii, et enam ei tee. Püüame mitte teha. Jeesus on tee, tõde ja elu. Ja te võite võtta selle võrduma, mida Jeesus ise ütles ka nii enda ette. Et tee, mis on käänuline ja raske. Jeesus ütles, et see on raske. Viib tõeni. Sest tõe kaitsmine või tõe eest seismine või tõe rääkimine vahel. Lihtsalt rääkimine ongi raske. Aga me võime uskuda teda, kes seda ütles. Ja uskudes seda, kuhu see viib, see on ellu. Tee, tõde ja elu. Ja kes on elu? Jeesus. Niisiis väljakutse teile kõigile. Hei, meile kõigile. Proovime elada nii, et me teadlikult ei räägi valet. Jumala abiga. Toredat arutelu teile.